Punamütsike. Elas kord väike tüdruk, kes kandis alati punast mütsi, mille oli talle kinkinud tema vanaema. Seetõttu kutsuti teda punamütsikeseks. Ühel päeval ütles punamütsikese ema: vii see korv kookide ja puuviljadega vanaemale. Ta on haige ja vajab veidi hoolitsust, aga ole ettevaatlik ja ära mine metsast teelt kõrvale. Punamütsike lubas olla ettevaatlik ja asus teele vanaema maja poole, mis asus metsa teises servas. Metsas kohtas ta ka suurt ja näljast hunti. Hunt küsis: kuhu sa lähed, väike tüdruk? Ma lähen oma vanaema juurde, viin talle kooke ja puuvilju, vastas punamütsike ausalt. Hunt, kes oli kaval ja alati valmis pahandust tegema, mõtles välja plaani. Ta teadis, et tahaks vanaema ja punamütsikese endale lõunaks süüa. Ta ütles: miks sa ei korja vahepeal lilli? Vanaema armastab kindlasti lilli. Punamütsikesele see mõte meeldis ja ta hakkas lilli korjama. Samal ajal kiirustas hunt vanaema majja. Ta koputas uksele ja kui vanaema küsis, kes seal on, vastas hunt oma häält peenikeseks tehes: see olen mina, punamütsike. Vanaema, kes ei aimanud midagi halba, lasi hundi sisse. Hunt hüppas voodisse ja neelas vanaema ühe ampsuga alla. Seejärel pani ta vanaema riided selga ja puges voodisse, et punamütsikest ära petta. Mõne aja pärast jõudis punamütsike vanaema majja. Ta koputas uksele ja hunt vastas õrna häälega: tule sisse, mu kallis laps. Punamütsike astus tuppa ja märkas, et vanaema näeb natukene kummaline välja. Vanaema, miks su kõrvad nii suured on, küsis punamütsike. Et sind paremini kuulda, mu kallis, vastas hunt. Vanaema, miks su silmad nii suured on, küsis punamütsike edasi. Et sind paremini näha, mu laps, vastas hunt. Aga vanaema, miks su hambad nii suured ja teravad on, küsis punamütsike ehmunult. Et sind paremini süüa, karjus hunt ja hüppas voodist välja, et punamütsikesest kinni haarata. Just sel hetkel möödus vanaema majast kütt, kes kuulis karjumist. Ta jooksis majja ja nägi hunti, kes oli punamütsikest ära söömas. Kütt haaras hundist kinni, tegi tal kõhu lahti ja päästis punamütsikese ja vanaema välja. Õnneks oli mõlemaga kõik hästi. Hunt aga põgenes saba jalge vahel metsa ja enam teda ei nähtud. Punamütsike ja vanaema kallistasid ja lubasid edaspidi olla ettevaatlikumad.